kõik on rajatud siin materiaalses maailmas hirmu peale või on hirmupõhine võib nii öelda. Et noh, kaudselt, eks ju, ja siis noh, ütleme kadedus, eks ju, hirm ja kadedus. Noh, see, et me loodusele allu ei näe, et emake loodus on elus ja seal taga on teadus, see on tavaline kadedus ja meil võimaldatakse elada selles kadeduses ja selles hirmus ja aga hirm tähendab seda, et me kardame, et noh, kehaga midagi juhtub või süüa ei ole või meid ühiskonnas ei võeta vastu, eks ju, ja siis me selle kadeduse hirmu nagu sulandub nagu üheks ja see avaldub selles, et me kõik peenel levelil, ükskõik kus või mis, me tahame olla kas mingis sektis, grupis või ise oma arukuse, mõistuse tasemel, eks ju, nagu anname neid signaale, et me oleme kellegist millegiga parem, eks ju. Ja see avaldub siis noh, niivõrd mitmetel tasanditel endas ja teistel, et noh, põhimõtteliselt naeraerneks, kui sa hakkad seda võib-olla nägema nagu selgemini. Et meil on vaja tõestada, see on lihtsalt kadeduse hirmu põhine kõik. Et noh, näiteks tehakse filme mingid sektidest. Noh, niimoodi nagu ütleme, materiaalsed inimesed, kes ei usu millegisse, need on hea põhjendus, eks ju, et noh, et näete, usu inimesed, näed, see ma teadsin üht usklikku, eks ju. Noh, sellega saab nagu ära nullida, eks ju, et selle see ateistliku, materialistliku enesekeskuse saab ära põhjendada. See ütleb, noh, et see vend oli usumees, eks ju. Või siis teevad terved filmid, eks ju, mingid, ja ongi maniakiaalsed sekte, ongi usku ära kasutatud poliitikud, kaupmehed, ma ei tea, hullumeelsed, mis iganes, seksuaalvägivald ja kõik, mis seal on, eks ju, võimuahnus ja kõik see. Aga kui sa vaatad teiselt poolt, siis noh, täpselt sama on materialistidel ka. Kõik need diktaatorid, need, kes on nagu sellised ilma, kas jumalat kasutanud või ilma jumalata, põhimõtteliselt vahet ei ole neid sekte, kõik on üks suur sekt. Ja kõik need on erinevad sektid. Sekt on ka see, et sa põhjendad ja räägid ja no, sisemiselt tunned, et eestlased on kõige paremad või siis sa mõtled, et see minu partei on kõige parem või siis mõned räägivad, et ikkagi mehed on paremad ja naised on kuidagi tänapäeval nii või siis räägitakse, et lapsed on need lapsed uus põlvkond on nii jama, eks ju. Noh, niimoodi inimene nagu, noh, ta põhimõtteliselt nagu sellega tegelebki. Aga kui sa niimoodi analüüsid sügavalt, siis see on ainult see, et sul on hirm. Kaotada midagi, mingit positsiooni, eks ju, oma vara või oma, mis iganes seal, kui sa vaatad ka tuntud näitlejad, eks ju, kui see ilu nagu ära läheb, eks ju, kehaline ilu, kes on ilu peale, välise keha peale ehitanud, siis noh, kuidas neil on, noh, kuidas nad muutuvad hullumeelseks põhimõtteliselt, eks ju. Või siis me näeme, et inimene varaga ka, et kaotab vara, eks ju, teeb selle enesetapu või. No ühesõnaga niimoodi analüüsida, siis kõik jõuab nagu ühte sellisesse auku nagu. Et noh, me nagu õigustame ennast lihtsalt, kuna me oleme kadedad ja hirmul, nii Jumala peale kadedad kui teiste peale. Ja see ongi see dimensioon, kus on võimaldatud nagu niimoodi, et ükskõik, kus sa oled, kas sa oled poe taga või oled võidud misteri või missi tiitli, oled silla all või igas positsioonis sa leiad selle, et kui te vaid teaksite, ma olen päris hea. Lihtsalt ei saa aru, et on ainult üks Jumal, see olen mina. See ei ole sina. Kui sina tahad, siis ülista mind ja teeni mind. Siis ma võin seda oma õukonda lubada. Aga mina olen Jumal, eks ju.